8. mai Ameerika Ühendriikide lennukikandja grupp, mida juhib USS George H.W. Bush, on blokeerinud Omaani lahe. Kümnete seisvate laevade seast paistavad 2 silma, kuna need liiguvad aeglaselt, kuid kindlalt lähima Iraani sadama suunas. Need on Iraani lipu all sõitvad naftatankerid MTC Star 3 ja MTC Sevda, mis mõlemad rikuvad praegu otseselt Ameerika Ühendriikide mereväe rangeid reegleid. Hormuzi väina blokaad. On möödunud üle 3 nädala sellest, kui see blokaad välja kuulutati. Iga kaubalaeva kapten, kes selles piirkonnas liigub, teab nüüdseks Hormuzi väina reegleid ning nende täitmise olulisust. Ja kui nad neid ei täida, on USA sõjalaevad valmis. Hävitajad seisavad pinnal jõude, hävituslennukid tiirutavad pilvedes üleval. Iga kapten selles piirkonnas teab, et oht on väga reaalne. Aga MTC Star 3 ja Sevda ei peatu. Nad liiguvad edasi oma sihtkoha poole, samal ajal kui Ameerika FA-18 Super Hornet hävituslennuk tiirutab nende kohal. Käsk tuleb Ameerika Ühendriikide keskjuhatuselt CENTCOMilt. Iraani tankerid tuleb kohe rivist välja lülitada. Mitte hävitada, vaid rivist välja lülitada. See on oluline vahe. Asi pole selles, et USA ei suudaks neid laevu õhku lasta või merepõhja saata. Aga need ei ole vaenlase sõjalaevad, vaid kaubanduslikud tankerid, mille pardal on meeskonna liikmed, kes lihtsalt teevad oma tööd ja täidavad ülevalt tulnud käske. USA'l ei ole vaja tsiviilisikuid tappa ega laevu uputada, et sõnumit edastada, kuid ta ei saa lubada neil jätkata. Mõne minuti jooksul laskub FA-18 2 laevast esimese poole, olles valmis täpseks rünnakuks. Mootori ruum on tugevalt soomustatud, seega vajab piloot otsest teedajamissüsteemini, ilma et ta puutuks väliskülge. Tema sihtmärk on 6 jalga lai väljalasketoru. Lähenedes oma sihtmärgile, lukustab Super Horneti piloot oma sihtimisarvuti ja valmistab ette erakordselt täpse laserjuhitava pommi. Merevägi ei tahtnud nii riskantset lasku teha, kuid nad olid selleks sunnitud. Täpselt 10 nädalat varem, 28. veebruaril. USA ja Iisrael alustasid otsest sõda Iraaniga, mille tulemusena tapeti riigi kõrgeim juht, ajatollah Ali Khamenei. Järgnenud päevadel ja nädalatel hävitati suurem osa Iraani sõjajõududest ning kuna võimalusi oli vähe, otsustas riik sulgeda Hormuzi väina, mis on üks maailma tähtsamaid veeteid ja mille kaudu liigub 20% maailma naftatarmetest. Tuhanded laevad jäid seejärel lõksu ja nafta hind tõusis hüppeliselt, samal ajal kui USA proovis mitmeid strateegiaid blokaadi murdmiseks ja väina taasavamiseks. Olukord muutus dramaatiliselt 12. aprillil, kui USA asepresident J.D. Vance teatas, et kavandatud Pakistani rahuläbirääkimised USA ja Iraani vägede vahel olid ebaõnnestunud. Pooled ei suutnud kokkuleppele jõuda ning see on halb uudis Iraanile palju rohkem kui USA'le. Hiljem samal päeval selgitas president Donald Trump täpselt, mida see halb uudis Iraani jaoks tähendab, teatades, et USA väed võtavad ametlikult kontrolli Hormuzi väina üle. Ta lisas, et USA alustab Iraani poolt väina paigutatud miinide hävitamist ja päev hiljem viidi tema plaan ellu. CENTCOM teatas selgelt, et kõik Iraani sadamatesse või rannikualadele sisenevad või sealt lahkuvad laevad peatatakse, samal ajal kui kõik teised alused võivad vabalt jätkata liikumist piirkonna mitte Iraani sadamate vahel. Blokaadi korraldamine kitsas, kuid tohutult mõjukas ja ägedalt vaidlustatud veeteel ei ole sugugi lihtne ülesanne ning USA ei hoidnud selle elluviimisel kulutusi tagasi. Selleks saadeti piirkonda tuhandeid sõdureid, sadu lennukeid ja üle tosina suure sõjalaeva. Selline jõud oleks pidanud igale kaptenile või komandörile hirmu südamesse lööma, isegi kui nad mõtlesid ameeriklaste käskude eiramisele. Kuid ei läinud kaua aega, kui esimesed allumatuse ilmingud aset leidsid. Vaatamata tohutule keerukusele Hormuzi väinas blokaadi kehtestamisel ja jõustamisel oli selle tegelik toimimine üsna lihtne. USA jälgib veeteid oma lennukite ja mereväega, otsides reegleid rikkuvaid laevu. Kui mõni laev avastatakse, antakse neile hoiatus. Loogiliselt võttes peaksid nad seejärel hoiatusele alluma ja edasisi meetmeid pole vaja rakendada. Just nii juhtuski alguses, kui USA väed peatasid ja suunasid ümber 10 laevu, peatades 10 miljonite Iraani naftabarrelite voolu. Aga 19. aprillil, vaid nädal pärast Trumpi teadet, saabus blokaadi esimene suur proovikivi. MV Dushka on nähtud otse Iraani sadamalinna Bandar Abbasi poole liikumas. See on Panamaxi suurusega konteinerlaev, mille kogutonnaaž ületab 66 000 tonni ja pikkus on üle 960 jala.
See on tõeline merede koletis, mis suudab üle maailma tohutul hulgal kaupa vedada. Kui USA märkab seda tohutut alust blokaadi eiramas, hakkab ta järgima oma kehtestatud korda. Juhitavate rakettidega hävitaja USS Spruance saadetakse Tuskarit kinni pidama ja andma selge hoiatus, kutsudes seda viivitamatult oma teekonda katkestama ja kursimuutust tegema. See keeldu. 6 tundi jälitas mereväe hävitaja Tuskarit, edastades korduvalt hoiatusi silla raadio kaudu ja tulistades isegi hoiatuslaske laeva vööri ette. Siiski keeldus Tuskari kapten allumast, seades hoolimatult ohtu nii enda, oma meeskonna kui ka kogu laeva. Tunnid mööduvad, kuid midagi ei muutu. 6 tundi on merel pikk aeg. Ja kuigi kaubalaevad nagu Tuskar liiguvad aeglaselt, liiguvad nad siiski edasi, jõudes iga mööduva hetkega oma sihtkohale aina lähemale. USA ei saa endale lubada igavesti ootamist. Seda ummikseisu ei saa lasta jätkuda. Ja nii pärast 6 väsitavat tundi edasi-tagasi suhtlust, mis ei toonud kaasa ühtegi positiivset tulemust, käsk tuleb CENTCOMi komandörilt admiral Brad Cooperilt. Spruance'il on luba avada Tuskari pihta Iraani laeval halvav tuli. Ameeriklastelt saabub veel üks sõnum, kuid see ei ole hoiatus. Seekord on see käsk. Kõik, kes on Tuskari masinaruumis, peavad viivitamatult evakueeruma või riskivad oma eluga. Varsti pärast seda avas USA hävitaja tule oma 5-tollise Mark 45 Mod 4 põhikahuriga. Laev sooritas väga täpse, peaaegu snaipriliku löögi otse Tuskari masinaruumi pihta. 9 lasku. Sellest piisas. 5-tollised mürsud tungisid otse läbi teraskere, läbistasid masinaruumi välisseina ja rebisid laeva jõuseadmed puruks. Mõne sekundi jooksul jäi Tuskar ragisedes seisma. Teda oli hoiatatud, ta ei kuulanud ja nüüd maksis ta selle eest hinda. Vaevalt pool tundi hiljem lendasid USA merejalaväelased 31. merejalaväe ekspeditsioonilisest üksusest MEU helikopteriga laeva juurde. Nad kasutasid oma aastatepikkust väljaõpet väga tõhusalt, viies läbi kiire ja oskusliku lähenemisoperatsiooni ning võtsid peagi laeva oma kontrolli alla. Ühe hoobiga tõestasid USA, et nad on valmis, tahavad ja suudavad oma blokaadi jõustada kõige tõhusamal ja täpsemal viisil. Mitte pommirünnakute või raketilöökidega, vaid üllatavalt täpsete rünnakutega, mis halvavad isegi kõige suuremad kaubalaevad. Silmapilkselt pole see enam lihtsalt sõnasõda, vaid tõeline jõuline tegutsemine. Ainus küsimus on, kas Iraani kapten õpib Tuskari näitest või jätkab oma rumalaid katseid blokaadist kõrvale hiilida. Vastus saabub kiiresti, 6. mail. Iraan pole sellest õppust võtnud. Pärast Tuskari tegevuse peatamist on viimastel päevadel märgatud ja peatatud veel mitmeid niinimetatud blokaadimurdjaid. Iraan on isegi kasutanud varitankerite taktikat, saates välja kaubalaevu, mille transponderid on välja lülitatud ja nimed varjatud, lootes, et nad suudavad märkamatult läbi lipsata. Aga USA jälgib alati, silmad taevas ja üle vee. Nende jõud hoiavad silma peal igal laeval, mis Hormuzi väinast läbi sõidab. Nad tuvastavad hoolikalt iga aluse, kontrollides selle ajalugu, omanikku, lipuriiki ja muid üksikasju, et teada saada, kus see tuli ja kuhu suundub. Ja nad on just näinud järjekordset Iraani alust, mis üritab blokaadist mööda hiilida. Seekord on selleks MT Hasna, tohutu toornafta tanker, mille pikkus on üle 300 meetri. Ta liigub rahvusvahelistes vetes teel teise Iraani sadamasse Omaani lahe ääres. Ameeriklased tunnevad nüüdseks seda rutiini nagu oma 5 sõrme. Hasna peatamiseks saadetakse välja laev ja antakse esimene hoiatusteade. Laevale öeldakse ühemõtteliselt, et ta rikub blokaadi ja peab kurssi muutma või muidu seisab silmitsi tagajärgedega. Nii nagu Tuskar, keeldub ka Hasna. Tuleb veel hoiatusi, kuid ka need ei anna soovitud tulemust. Hasna hoiab oma kurssi ja liigub üha lähemale sihtsadamale. Jällegi ei jää USA'l muud võimalust. USA mereväe FA-18 Super Hornet tõuseb õhku lennukikandjalt USS Abraham Lincoln ja kihutab Iraani tankeri suunas. Piilodile antakse käsk laev rivist välja lülitada, kuid ta ei sihi masinaruumi nagu Tuskaril. Selle asemel sihib ta veelgi väiksemat sihtmärki, rooli, mis asub tankeri propelleri taga. Sellise lasu sooritamine nõuab erakordset oskust, kuid USA'l on planeedi parimad piloodid, kes on välja kasvanud ühtedest kõige intensiivsematest väljaõppeprogrammidest, mis kunagi loodud. Lähenedes täiusliku nurga alt, seades oma lasu täpselt paika. Piloot vajutab oma Super Horneti M61A2 Vulkani 20 mm kuulipildu ja päästikut, tulistades mitu lasku otse tüürile ja muutes selle hetkega kasutuskõlbmatuks.
Hasna ei kaotanud jõudu, selle mootor ja peaaegu kõik kõige olulisemad komponendid olid terved ja puutumatud ning ka kapten ja meeskond jäid vigastamata. Kuid tüür oli kasutu ja laev oli rivist väljas. 1000 jala pikkuse naftatankeri tüüri hävitamine tekitab tohutu triiviohu, sest ilma selleta muutub tanker hiiglaslikuks juhitamata raketiks, mis võib ohtlikult triivida ümbritsevasse kaubalaevaliiklusesse või madalikule joosta. CENTCOM vajas viisi, kuidas laeva seestpoolt hävitada, sundides selle täpselt samasse kohta ankrut heitma. See toob meid tagasi 8. mai juurde. MTC Star 3 ja MTC Sevda jätkavad oma teekonda läbi Omaani lahe. Ülalt kiiresti lähenedes lähedal asuvale Iraani sadamale liigub FA-18 Super Hornet 100 miilide tunnikiirusega lähemale. Ka see valmistub ette järjekordseks hämmastavaks täppislöögiks. Mitte tüüril ega ka masinaruumis, vaid korstnas. Need kõrguvad struktuurid ulatuvad nende laevade ülaosast välja. Aga kui sa piiluksid sinna sisse, näeksid sa otse mootoriteni all, sest korsten on tehniliselt vaadates lihtsalt tohutu vertikaalne väljalasketoru. Kui sa viskaksid sinna torusse pommi, kukuks see otse mootoriteni, hävitades olulised sisemised komponendid nagu väljlaskeklappide ja silindrid, ilma et peaksid laeva kerele ainsatki mõltki tegema. Tänapäeva meremootorid on äärmiselt tundlikud igasuguste äkiliste rõhumuutuste suhtes ja see mõju käivitaks koheselt laeva hädaseiskamise protokollid, peatades laeva järsult. Sellise löögi sooritamiseks ei saa sa loota lihtsalt suvalisele vanale pommile. Sul on vaja sellist, mida juhivad maailma parimad juhtimistehnoloogiad. Just täpselt see ongi, millega Hornet varustatud on. GBU 54 laser JJ tämmidega. Need olid algselt tavalised 500-naelased pommid ilma igasuguse juhtimissüsteemita, mis tähendas, et piloodid pidid oma pommitamised ajastama täiuslikult, et oleks üldse mingigi lootus sihtmärki tabada. Kui lisada Joint Direct Attack Munition komplekt, muutuvad need tavalised pommid pigem rakettideks, kasutades GPS-i ja inertsiaalnavigatsioonisüsteeme sihtmärkide tabamiseks. Peaaegu täiusliku täpsuse ja vaid minimaalse veamääraga suurendab lasersihtimise lisamine nende täpsust veelgi, võimaldades neil tabada liikuvaid sihtmärke erakordse usaldusväärsusega. Sihtides vajutab Super Horneti piloot nuppu. Pomm lastakse alla ja GBU sisemised navigeerimissüsteemid võtavad juhtimise üle, juhatades lõhkekeha sihtmärgile. Kui pomm kaldub sihtmärgist kõrvale isegi vaid mõne tolli võrra, võib see tabada laeva ülastruktuuri või tekki, põhjustades potentsiaalselt sadu ohvreid. Aga seda ei juhtu. Pomm läheb täpselt sinna, kuhu peab, otse korstnasse. Lahvatuslaine on terastoruga piiratud, nii et sellel pole kuhugi minna peale allapoole. 500 naela lõhkeainet lahvatab 3 korruse kõrguse meredieselmootori sees. Killud rebivad turboülelaadurid. Terasest veovõllid kiiluvad kinni. Põhimootorid lämbuvad. Propeller peatub ja laev jääb pimedaks. Ainult mõni minut pärast esimese Iraani laeva rivist väljalangemist tabab teist täpselt sama saatus. Jällegi saadetakse Super Hornetilt teele laserseadmega juhitav relv. See sihib oma märki, korstnat ja kihutab otsa avahusse, hävitades laeva jõusüsteemid seespoolt. Mõni minut tagasi liikusid need 2 laeva aeglaselt, kuid vääramatult oma sihtkoha poole, rikkudes jõhkralt Ameerika blokaadi. Nüüd tõuseb neist paksu suitsu, kuna mootorid on rivist väljas ja meeskonnad tormavad päästepaatidesse. Mõlemad alused on liikumatult vees, kuid mis kõige tähtsam, nad püsivad endiselt pinnal. See tähendab, et pole tarbetut inimkaotust, humanitaarkriisi ega tohutuid naftalekke või ökoloogilisi katastroofe, mille pärast muretseda. Ja just selles seisnebki korstnarünnaku mõte. See ei ole küsimus USA mereväe täpsuse, relvade või pilootide väljaõppe näitamisest. See on mereblokaadi jõustamise ülim väljendus. Täiuslikult täpne ja koheselt halvav löök, mis võib naftatankrid ja kaubalaevad põlvili suruda, ilma verevalamise või jõhkruseta. 2026 aasta mai keskpaiga seisuga teatab CENTCOM, et blokaadi käigus tehtud peatumised ja täpsuslöögi on takistanud üle 70 tankeri Iraani sadamatesse sisenemast või sealt lahkumast. Nendel samadel laevadel on võime transportida üle 166 miljoni naftabarreli, mille väärtus on hinnanguliselt $13 miljardit. USA merevägi halvas selle laevastiku, kasutades $60 miljoni väärtuses hävitajaid. Aga mis siis, kui sul pole mereväge? Kui Vladimir Putin tabas oma $8 miljardi suurust varilaevastikku, ei kasutanud Ukraina hävitajaid. Nad kasutasid $20 000 suurust mänguasja. Vaata täpselt, kuidas nad selle ära tegid, klõpsates alla oleval videol. Ja kohtume järgmises saates Lahinguväli.